loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kuudekahin lõhnab mull, kullerkukud rohu sees, vihmas savin, linnulaul kala keeleb lupsu vees. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Nii. Oi, mida sa tõid? Süüa tõin. Kas midagi head ka? Söök ongi hea. Ei, no midagi päris head. Söök ongi päris hea. Ära tee nalja, no ma mõtlen, kas kommi ka. Jaa, kommi tõin ka. Aga kommid ma söön ise ära. Sest president ütles niimoodi. President ütles Aktuaalses Kaameras, et tänasest päevast ei tohi lapsed enam kommi süüa. Muidu kasvab neile saba. Sa teed nalja. Jah, muidugi teen nalja. Küll sa oled tark. Ole hea, aita mind. Tõstame asjad kotist välja. Mis meil on siin? Ohoh, see on nüüd küll sai. Jah. Nii, piim. Ohohoo. No sa vaata vaid, kui palju kilekotte mul õnnestus ühe poes käiguga ära tuua. On ja palju, ma loen üle. Loe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oot siin ka 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sain 13. No nii. Ja nüüd leib, piimad, sai ja kommid on ju ka eraldi kilekottides veel. Kui me need ära sööme, siis jäävad järele kilekotid. Liida juurde 5 tükki. See teeb 18. Tubli. Ja liida veel suured poekotid ka. 2 tükki. Siis teeb 20. Jah, 20 kilekotti. Oih. Näed nüüd. Käid korra poes ja hopsassa on sul suur hunnik kilekotte kodus. Ja mida nendega pärast teha, seda ei ütle keegi. Viskame minema. Nojah, ega muud ei olegi teha. Täielik raiskamine. Miks see võiks raamat ja sokid olla ühes kilekotis? Said õige. Miks on sokke üldse vaja pakkida? Ei tea. Või õunad. Mõned õunad ja jälle kilekott. Järgmine kord ma pakin kõik puuviljad ühte kotti. Kaaluda saab neid ju eraldi. Muidugi. Ja tead, järgmine kord ma vaatan ka hoolikamalt, mida see müüja mulle kuhu pakib. Kilekoti hunnikute vahel ei tahaks küll elada. Õige. Hea küll. Prügikasti, siis prügikasti. Mingil juhul ei tohi nad vabasse loodusesse, näiteks metsa või merre sattuda. Seda mina tean. Just. Hakkame nüüd Nii, siis jah, panema. hakkame siit. Korja ilusti kõik kokku. Mis maetuuleke. Nii mõnusalt võdistab purre ja... Seis! Vaba! Mis see oli praegu? Mulle tundus, et see oli... Ära ütle, et see oli jälle üks kilekott, üks killerkott. Ja see oli vist jah. Järele talle! Äkki saame veel kätte, enne kui metsas jälle mõni õnnetus juhtub. Läksime! Kurat, ei saanud kätte. Ära vannu, Sjokole.
Vabandust, aga tead, kole on see, mis metsas juhtuma hakkab, kui me killerkotti kätte ei saa. Kas sa tõesti arvad, et juhtub see, mis eelmisel korral, kui killerkott siin oli? Ma loodan, et ei juhtu, aga killerkotid on kõik ühesugused. Eelmine kord sai luik surma ja rebane oleks ääre pealt samuti surma saanud. Ei taha mõeldagi, mis seekord juhtuda võib. Vaja on metsaelanikud kokku kutsuda. Kehtestame eriolukorra. Täpselt! Kohe ajame rahva kokku. Jaa, nii, lähme! Käesolevaga kuulutan selle metsa meie huvisfääriks. Aga mis asi see huvisfäär on? See on maa-ala, millest oleme huvitatud. Mis see tähendab? Oleme huvitatud. Kuule, jää vait ja kuula. Ja see mets on maa-ala, kuhu me soovime rajada killerkotti kuningriigil. Sobib, väga. Ja mina, teie kõik seda kuningas. Kes sind kuningaks valis, Lalakas, kuningat ei valitagi. Kuningas tuleb ise. Mina, teie kuningas, kuninga nimega, killerkott kunn. Ütlen teile, et siinsest metsast tuleb hävitada kõik loomad ja linnud ja sellest jõest, mis siin lähedal vuliseb, tuleb hävitada kõik kalad. Aga miks? Väga rumal küsimus, killerkott nämm. Killerkoti kuningriigis elavad ainult killerkotid. Loomad ja linnud ja kalad on tähtsusetud. Nad on prügi. Kas nemad elavad 1000-aastaseks nagu meie? Ei. Ainult killerkotid elavad looduses 1000-aastaseks. Ülimõnd saabuks siis, kui kogu meie mets, meie killerkoti kuningriik on loomadest ja lindudest puhas ning jõgi kaladest puhas. Aga mõned loomad on ju nii suured ja tugevad, kuidas me neist jagu saame? Väga rumal küsimus, killerkott krapp. Killerkotid tapavad looduses igal aastal üle 1 miljoni looma. Hurraa! Merest tapame hõlgeid, delfiine, kilpkonni ja mõelge isegi vaalasid. Kuival maal tapame linde ja kuivamaa loomi. Enamik neist sureb siis, kui nad meid alla neelavad. Aga me võime neid ka lämmatada. Me võime ennast nende kaelade, jalgade, tiibade või nokkade kinni siduda. Nii et nad ei saa enam liikuda ega süüa. Saite aru? Ja nüüd sain aru, me oleme ikka uskumatult tugevad. Täpselt, uskumatult tugevad. Ja nüüd alustame selle metsa endale võtmisega. Hargneda. Aga mis see tähendab? Hargneda? Mis see tähendab? Miks sa kasutad nii keerulisi sõnu? Milline tohman. See tähendab, minge laiali ja hakake pihta. Selge. Oota, millega me pihta hakkame? No kuule siis, me hakkame pihta, hakkame neid lämmatama ja hakkame neile suhu topime igasugust asju ja hakkame kaelale meha. Aru sain. Selge pilt. Just nii. Ja... Poiskad, vaadake mind ka! Oi. Miskit lõhnab väga hästi. Mis see nii hästi lõhnab siin? Ei tea, kust see lõhn tuleb? No, see tuleb vist siit seest. Oi. Lihapirukate lõhn. Oi. Siin sees on vist lihapirukad. Abi, ma lähen puun, abi. Kohe tulen appi! Oota,
ei tule. Ai, jaa. Ma arvasin, et mu viimne tunnik on tulnud. killerkotid on meie metsale sõja kuulutanud. Täna on loomade ja lindude vastu juba mitu sellist rünnakut olnud. Oi, tõsi või? Siilikene, No. miks sa koosolekule ei tulnud? Me hoiatasime kõiki salapäraste toidulõhnade eest. No, ma ei jõudnud koosolekule, aga ma ju arvasin, et seal kilekoti sees on lihapirukad. ja oota, ei lähe kuskile. Sa nüüd, näh. Nii. Nii. Sa oled tõeline sopperkänes. Ja nüüd viin su prügikasti. Üks jälle vähem. Ja sina, Siilikene, ole ettevaatlik. Kui teisi loomi näed, hoiata neid ka. Nii, aga kohe prügikasti. Ai. Seekord pääsesin eluga. Ai. Oi kui ilus ja pehme asi. Viin selle endale pessa vooderduseks. Oi, appi. Aidake, ma ei saa enam lennata. Appi. Mida ma kuulen? Sa ei saa lennata. Rebane. Ära söö mind ära, kallis rebane. Sa ju näed, et minuga juhtus õnnetus. Mis ühele õnnetusse teisele õnne on. Mida sa teed? Meie metsa ründavad killerkotid. Nad tahavad kõik loomad ja linnud siin ära hävitada ja sina aitad neile kaasa. Kirbuhunnik! No, mis minul killerkottidest? Mina olen kiskja, murdja. Kui näen, siis murran. Enne kui mets pole killerkottidest vaba, sa teisi linde ja loomi ei murra. Varsti võid sa ise abi vajada. Aita palun. Vabadus. Aitäh, kulla prügihunt. Ma kartsin, et ma selle hirmsa pusa sisse jäängi. Pole midagi. Teata kõigile, et nad kilekottidest ja salapärastest lõhnadest eemale hoiaksid. Jah, otse kohe. Selge. Aga sina rändad nüüd prügikasti. Ei lähe ma midagi. Ma tahan elada 1000 aastaseks. Martin! Siin! Martin! Mis on? Nii, No, see on kodanikualgatus. mis asi? Tüüpiline eestlane ainult viriseb, kui midagi pahasti on. Aga ei tee midagi, et asjad paremaks läheksid. Mina aga võtsin asja kätte ja üritan seda paremaks teha. Ohoo! Vaat see ongi kodanikualgatus. Mina olen kodanik ja see on algatus. Oot, mis sa kirjutanud oled siia? Midagi kilekottidest. Jah, ma käisin täna poes. Palusin juhatajaga kokkusaamist. Ja saingi juhatajaga kokku. Tõesti? Jah, küsisin, kas on normaalne kilekoti hunnikutes elada? Ja mida tema selle peale ütles? No vaata, selle peale jäi ta juba mõttesse. Ja siis lõpuks ütles, et hea küll, pangu ma oma mõtted kirja, et kuidas saaks asja parandada. Ja siis tema kleebib need poe ukse kõrvale. Ma loen sulle kohe ette. Need on väga head laused. Jah, nii.
oled sa valmis? jah, Nii, hea küll. Kilekott vabas looduses on ohuks loomadele, lindudele ja kaladele. just. Vedelev kilekott kodus on ohtlik väikestele lastele ja koduloomadele. ja oota, Jah, nii. kasuta kilekotti mõistlikult. Just, tubli poiss. Nii, ütle kassas, ma ei vaja kilekotti. oota, palun vabandust, aga ma ei vaja kilekotti. Just, nii pääsed sa väikestest kasututest kilekotikestest. Kasuta sama kilekotti korduvalt. Kasuta seljakotte, riidest kotte ja pappkaste. Siis pole üldse kilekotti vaja. Kõik kasutud kilekotid, suured või väikesed, pane kindlasti prügikasti. Pane kilekott mitte lihtsalt prügikasti, vaid pakendite prügikasti. Pakendite prügikasti. Täpselt. Siis võib neist valmistada uusi asju. Just, tubli poiss. Kuidas meeldis? Vägev. Tegelikult peaks see tekst olema trükitud igale kilekotile. Just. Nagu igal sigaretikarbil on kirjas, et suitsetamine on tervisele ohtlik. Just, jaa. Ja mina võin selle ju klassis seinale ka riputada. Just. Meil on seal igasuguseid asju. Noh, et kui tulekahju on, helista 112 ja Ja. ma panen selle ka sinna. Siis olen mina ka kodaniku Jah. ma teen ju siis ka kodaniku algatust. Täpselt, tubli poiss. Jah, nii. on Metsas, mis lahti on. tere! Nii, kutsusin teid uuesti kokku äärmiselt keerulise olukorra pärast. äärmiselt. Meie mets on sattunud killerkottide rünnaku alla. ja. On selgunud nende plaan kuulutada meie mets killerkoti kuningriigiks. Ning siis hävitada sellest kuningriigist kõik loomad ja linnud. Tegime eile küll kahjutuks mitu killerkotti, aga ööl vastu tänast on nad oma ridu kõvasti täiendanud. Ja neid on siin metsas nüüd kümneid ja kümneid, kui mitte 100 ja rohkem. Nii palju Nende juht, niinimetatud kuningas, on väga verejanuline ja ta on koondanud meie metsa vastu suure killerkottide väe. oi. On ainult aja küsimus, millal nad ründavad. Meie ainus võimalus on tegutseda. Kuulutan välja sõjaseisukorra. Oi. Tunni aja pärast koguneme siin saas. Läksime. Mis see nüüd? palun luba raporteerida. Raporteeri. Täitsin antud ülesande ja selgitasin välja, et killerkottide laager asub metsa lõunapiiril 2 vana pihlaga all. Väe suurus umbes 30–40 killerkotti. Neist 12 suured. Relvastus tavapärane. Õnnestus jälgida nende harjutamismanöövreid, harjutati tiibadelt haaramist. Tõenäoliselt jaguneb nende vägi 3 tiivaks. Tõenäoliselt plaanivad nad rünnata keskpäeval. Raporti lõpp. Tänan vabalt. Just nii. See info puudutab meie plaane. See info muudab meie plaane. Asume teele kohe, siis tabame neid enne keskpäeva. Teele asu marss! Kus on varustusohvitser? Siin. Kiirkorras organiseerida nii palju prügikonteinereid kui võimalik. Just nii. Läksime! Leiva ja sajakotid paremale, piimakotid nende järele, kilekutid ja tõsi ja tohupallid nende taha, suured kilekotid keskele, 3 kaupa rilli. Kommikotid moodustavad ühtse löögirusika suurte kilekotti selja taga. Palun luba raporteerida. Raporteeri! Meile läheneb loomade ja lindude ühisvägi. Suurus, väga suur. Relvastus, tavapärane. Mis nad ründavad meid esimesena? Kui kaugel nad on? Ei suutnud välja selgitada.
ei tunne meeter moodustikku. kas lähedal või kaugel? Üsna kaugel, aga üsna lähedal. Kohe lahingukorda asuda ja pammumar! Teie poisid sirgu! Väga hea, tublid poisid! Ja nüüd pammumar! Ükskak! Appi! Põgenege! Ümber pöör! Teisele poole! Läksime! Mehed, võidelge vapralt! Mina üritan põgeneda! Appi! Pane suund teisele poole! Appi kaelu! Väga hea! Lollakad, paistab, et olen pääsenud. Mingit probleemi ei ole. Elagu 1000-aastane vabadus. Appi! Ära söö mind ära! Ära palun söö mind ära! Ma olen tegelikult ma olen paberis! Ära tee mulle nii ka! Maitse nüüd prügikasti mõnusid! Hurraa! Meie võid! Patsu! Hurraa! Meie võid! Väga hea! Kõik on ilus! Meditsiiniohvitser! Ettekande ohvritest meie poolel! Tõsiseid vigastusi on 3 võitlejal. Kergeid vigastusi 9 võitlejal. Eluohtlikke vigastusi pole. Langenuid ka ei ole. Väga hea! Kuulutan sõjaseisukorra lõppenuks. Meie metsas taastub igapäevaelu. Elagu mets! Elagu! Hurraa, põmm. Killerkotid said otsa, juhhei! Hurraa! Kutu! Tema läks kutu! Hurraa! Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kui sa liiga palju võtad, nii et järel tühi koht, ühel päeval veel ja õhu, metsal maal on lihtsalt otsa saada oht.